Nii on juhtunud ime. Täiega ime on juhtunud. Ma olen seda mitu aastat oodanud. Siin oli üks meie meelest murdumisohtlik, täitsa ära kuivanud kuusepuu. Ja see naaberrundi omanik lubas juba mitu aastat seda maha võtta. Ja nüüd on see lõpuks maha võetud. Ta oli siiapoole kaldu ka, me kartsime, et mingi suure tormiga murdub ta lõpuks meie suvila peale. Ja siis on nad siit, olen siia mitu aastat järjest loopinud oksi, mis ma siit krundi ääre pealt olen maha võtnud. Kas või näiteks siit. Ja nüüd nad on võtnud sealt ka selle järgmise sarapuu maha ja teinud siia selle jaoks, et siia ligi pääseda üks sissesõidutee. Siin oli täielik džungel, siin pole 10 aastat tõeti keegi käinud. Aga kui nüüd lähemalt vaadata, siis see kuusepuu oli väliselt kuivanud küll, aga seest oli ta jumalasti tihke. Nii et see palk, mis seal maas vedeleb, see on täitsa tugev. Et poleks selle kuusega vist midagi juhtunud, aga nüüd see omanik ütles, et ta läheb see vähemalt 5 sotti maksma. Nii et... Aga vähemalt see on tehtud, aga nüüd on siin nii kuradi lage. Loodame, et järgmine kevad kasvab see meie hekke seesid suureks ette, nii et pole seda jama siit näha rohkem. Aga ime on ikkagi juhtunud. Ja Muska teeb seal viimast sügisniitmist koos lehtedega niidab ära. Siis ongi, mis nüüd juhtus? Umbe läks vist. Aga jah, koristame siin. Tõstsime kõik mööbli, pehme mööbli tõstsime sisse ära ja ma teen veel viimase suitsukala värgi siin ja saab see aasta läbi siin suvilas. Võib-olla mõned korrad tuleme ja jõulude ajal tuleme siia Kenšikest ootama ja et nii ongi.